Tere sulle! Ikka tahan rääkida veel suguvõsast ja sellest lojaalsusest, mis on suguvõsas. See on ikka nii huvitav teema, kuidas me oleme alateadlikult selleks, et suguvõsa säiliks ja selleks, et suguvõsa süsteem toimiks ikka samamoodi, oleme me lojaalsed. Ja siis tulevad teatud inimesed, kes hakkavad seda suguvõsa süsteemi natukene muutma. Aga selleks oleks hea teada, missugused reeglid seal suguvõsas on. Millised mehed ja naised seal suguvõsas on, kuidas nad käituvad omavahel, missugused on nendevahelised reaktsioonid, millised on nendevahelised teemad olnud, mida nad siis on pidanud lahendama ja kus on need kohad, kus emotsionaalselt on mingisugused blokeeringud tekkinud. Kas on olnud keerulised lahutused, kas on olnud varade jaotamine kuidagi ebaõiglane või on siis olnud mingisugused teistsugused ajad, võib-olla riigi sekkumine, võib-olla on maid ära võetud, maid tagastatud, võib-olla on õed-vennad omavahel tülis, vanematega ei saa juba mitu põlvkonda, naisliin omavahel riius, emadega ei saada läbi. Ühesõnaga, uurige oma süsteemi ja saage aru, me läheme samasse süsteemi, alateadlikult olles lojaalsed. Nii et mina soovitan igal juhul uurida ennast ja aru saada, miks sina käitud nii, nagu sina käitud ja kust see siis tegelikult tuleb. Ma ütlen alati oma koolitustel, see tuleb kuskilt. Kui meil on väga tugev mingi reaktsioon, siis see tuleb kuskilt. Kui meil on väga tugev mingisugune sõnum meie sees, siis see tuleb kuskilt. Seda uurides, seda mõistes, sellest aru saades, seda vabastades, vastu võttes, aktsepteerides, et nii on olnud, vabaneme me väga suurtest pingetest. Nii et soovin sulle ikka edu iseenda ja oma süsteemi uurimisel ja ikka juhendust sinu endani.